on viite käed enda kõrvale ja selle harjutuse mõte on sinu ja enda ümber oleva keskkonna, maa, õhu, taeva, vee, kõikide looduselementide nii-öelda nagu tasakaalu viimine, et tajuda ennast selle keskkonna keskkonda. Te võite ka püsti tõusta, jah? Ja liigute päripäeva, hoiate silmad kinni, ei liigu aeglaselt, liigute paraja kiirusega, et teil ei hakkaks pea ringi käima, et ei hakkaks asjatult rabelema, aga samas te ei hoia ennast kuidagi tagasi või kinni. Ja päripäeva teete nii palju ringe, võite silmad lahti hoida, kuni teil hakkab tekkima tunne, et pea hakkab ringi käima, siis jääge seisma. Püüdke seejuures hoida fookus just enda ees, seal kus alustasite, aitab hoida peapööritust. Nii et proovime. Kui suudad, tõsta tempot. Kui pea hakkas natuke ringi käima, siis lihtsalt rahune. Võib minna ka pikali, kui tundub, et pikali on mõnusam. Mina ise tavaliselt 5 tiibeti harjutuse aeg olen püsti ja püüan nagu püsti olla, sest seda energiate joondumist kogeda. Võid vaikselt uurida, mis juhtus. Uuri, kus oled sina. Hinge hästi rahulikult. Sisse, välja. Täitsa vaba. Täpselt sellises tempos liiguda. Kas nad põhjusega olema Jaa, põhjusega selline päike ise võttis nüüd sinna toona. Aga kui sul on ebamugav olla päike on iseenesest jah, mulle meeldib teha küll tiibeti päikse poole, sest päike on ju kogu sellise energia ja selguse nagu esiletutsuja mingit pidi. Et eriti hommikul võtte päikest jõudu ja integreeri see päikega. Ma loodan, et vaikselt peapööritused kaovad. Tiibeti harjutused on üsna kiire tempoga, hommikuti ma teen neid vahest nagu 5 minutiga lihtsalt järjest ära. Järgmiseks harjutuseks me peame korra pikali minema. Ja sellel on 2 osa. Esimene osa on see, mida te praegu just teete. Ja teine osa on siis, kui te sisse hingate, viite jalad sirgeks ja pea võtate natukene justkui. Võite korra rahulikult proovida. Alla. Jalad sirgeks, pea õhku. Ja nüüd hakkab vaikselt seda kiirendama. Seejuures hingad. Ja joogas ei pea kartma üldse hingamist kõva häälega. Tiibeti harjutustes see hingamine toetab sind. Annab sulle selle jõu ja selguse. Teed nii kaua, kuni sa tunned, et see harjutus muutub nii kergeks, et sa võiksid seda teha lõputult. See peab muutuma nii kergeks, sa pead saavutama, see on sinu ja selle harjutuse vaheline suhe. Sa pead saavutama sellise suhte, et sa võiksid seda lõputult tegema jääda. Muidugi mitte ebakvaliteetselt, aga kvaliteetselt. Kui sa täna sellist suhet selle harjutusega ei leia, on ka okei, aga see on idee. Ja kui sa oled lõpetanud, siis sa võid jääda lamama matile. Mina tavaliselt tõusen Tiibeti harjutuste vahel püsti. Mulle mõjub see kuidagi paremini, aitab need energiat liikuma saada. Võid hoida silmi kinni. Ja jälle uuri, mis su kehas muutus. Võib-olla tunned kuskil mingit
surinat või tunned, et kuskil kehas on kuidagi rohkem energiat. See harjutus, mida me tegime, peaks mõjuma eriti just alumistele tšakratele, mis on ka kõige juur. Nende najad saavad ülemised keha energiakeskused vabandada. Neid ei pea võtma kui mingisugust väga müütilist nähtust. Ma mõtlen siis tšakraid. Need on keha energiasõlmpunktid, mida me lihtsalt järjest avame. Võid vaikselt kaotada fookuse sellelt kehast toimuvalt energiamängult. Nii harjutustes me lähme kiirelt, selgelt, julgelt edasi, nii nagu elu nõuab meilt enamasti. Ja lähme järgmise harjutuse juurde. Põlvitame. Alustuseks asendatud põlvitamine. Ja hakkab toimuma vaheldus. See lõppasjalt, kuhu sa jõuad. See võib näha kohati kummaline, see on kloppimine, konkreetselt keha lahku kloppimine. Aga eriti hommikul on väga mõnusalt. Lased keha nii kaarjast taha kui võimalik. Käed toetavad siin taga. Ja siis tuled tagasi jälle põlvistusse ja keha läheb, lõug läheb siis rinnale. Ja niimoodi vahelduvalt. Ja siis see hindab midagi. No ikka ma olen nagu tempot. Nagu pistled elu vahel. Pistled kogu jõuga. Ma olen seda harjutust teinud nii, et mul on beebi suur kõhu peal ja lihtsalt viskatud edasi-tagasi. Aga see on nagu sinu formulatsioon, et sa jääd elus niimoodi kindlaks. Ükskõik mis pidi sind tõmmatakse. Edasi-tagasi. Sina jääd ikka keskmesse, sa tuled sellest kõigest läbi julgelt. Tulega selgelt. Sa tead, et sina lähed läbi. On minu see, kuidas ma seda mõistan. Muidu, ma ei tea, kes on teinud ka siis erinevaid versioone, mida ajaliselt palju Tiibeti harjutusi tegema peab. Alates neist, kes ütlevad 3 korda ühte harjutust kuni 30-ni. Minul on nagu õpetatud seda, et tee nii kaua, kuni tunned seda kergust. Mulle väga meeldib see mõte. Üldiselt üle 30 korra nii ei tee seda kergust tunda. Aga et sa ei tohi lõpetada sel hetkel, kui muutub raskeks. Sa pead lõpetama sel hetkel, kui sa oled selle kätte saanud, sa oled sellest lõusse või sellest kohale jõudnud. Et see mõte. Te võite korraks ka püsti tõusta või kes tahab pikali minna. Suveras ei saa võib-olla kõik nii hästi paika loksida, mida meil lahti otsustasime. Kes tahab mõttega teist vahepeal, see ei ole Tiibeti vahel keelatud. Hommikuti ma vahepeal käin lastele putru keetmas ja iga harjutuse vahel natukene jagelen lastega, see on ka okei. Ja järgmiseks harjutuseks tuleme istuvasse asendisse. Paneme käed enne kõrvale. See on nüüd Viljas Tiibeti harjutus. Jalad võivad olla vabalt. Kui tahate, siis võib siin hommikul vahel olla mõnus koht, kus
võib-olla natukene jalgu või pöidlasid liigutada, et kõik sääred liikuma saada. Ja üldse, kui te harjutusi teete ka, siis mina teen tavaliselt neid harjutusi silmad kinni, aga okei on ka hoida silmi lahti. Silmad kinni lihtsalt aitab natuke paremini keskenduda oma kehale. Aga võib-olla eriti selliste tugevalt dünaamiliste harjutuste juures ei pruugi kõigile mõnus olla. Harjutuse algfaas on teil käes. Harjutuse teine faas on silm, selline poolsilm mõtleks. Püsti ja lasete pea taha. Võite kõigepealt natukene rahulikult, siis laskute siia ühe selle liikumisega. Isegi mitte ei hõõru, vaid ideaalis niimoodi tõstad õhus siia kahe käe vahele. Kuidas jaksad? Tehke nii, nagu mõnus on. Võite natuke rahulikult harjutada ja proovida, kuidas see kätte saab. Vaikselt hakkate kiirendama. Aga kiiruses ei ole oluline, oluline kvaliteet. Ja see võiks ka lõpuks jõuda sellise viskumiseni. Tunneb, et viskumine on liiga hull, siis võite ka jääda lihtsalt. Ma arvan, et see sillaharjutus ise on juba väga mõnus kõikide tuurjapingete vabastaja. Kõiki kui sulle kaelas ja oluliselt. Nii. Kui tahad, et pikali, kes tahab, tõuseb püsti. See püsti tõusmine on eriti just, kui ma neid niimoodi viskuvalt neid harjutusi teen, siis see aitab kuidagi tasakaalu viia, muidu sa jääd kogu selle üles paisutatud energiatega sinna pikali on kuidagi vahel keerulisem. Ja ühtlasi ka aitab sul hommikuti eriti saavutada selle selguse, et pärast neid harjutusi sa lähed ju kohe sirge sammuga edasi oma päevatoimetuste juurde kõhklematult. Seda positsiooni peaks kogu aeg hoidma. Ei ole mingisugune alternatiiv reaalsus, kus me viibime, see on see reaalsus, millega me igapäevaselt peame tegelema ja see annab meile selleks kõige parema võimekuse ja kõige paremad teadmised, kui me neid harjutusi ette teeme. Ja siis suundume viimase Tiibeti harjutuse juurde, mis on inspireeritud tegelikult natuke päikese tervitusest ja Kundalini joogat, mis sellised harjutused minu teada olemas kõik Ashtanga jooga millest kasutab. Tõstad üles ülakeha, jalad ja vaagen jääb maha. See on esimene harjutuse pool. Ning siit paned takad maha tugevasti ning tõstad ennast allapoole vaatavasse koera. Ja siis jälle sujuvalt niimoodi tuleb tagasi. Ja liigud siin vahel, kahe harjutuse vahel. Vaikselt hakkad tempot kiirendama. See hingamine võib tunduda kohati naljakas, aga see on jooga osa, et joogas ei pea muretsema selle pärast, kuidas sa hingad või kas keha teeb mingit häält, need on kõik keha olulised protsessid. Kõige hullem, mis joogas juhtuda saab, on see, et sa jätad enda sisse midagi kinni. Sest sa teed nii palju tööd. Su kehas hakkab nii palju energiaid liikuma, et kui me ei luba välja neid energiaid hingamise teel, mis liikuma hakkavad, siis me tekitame su kehasse mingit segadust ja blokeeringuid.
sa vahet kuidapidi hingata. tegelikult soovituslikud hingamised on, siit üles läheksid sisse ja siit välja. Aga ära jää sellesse liiga kinni, sest et leia see dünaamiline rütm su kehale nagu kõige paremini sobib. Et ma ei ütle, et hakka sealt kohast sisse hingama või sealt kohast välja hingama. See sõltub tempost ka. Ja lõpus võid teha siinkohal eriti mõnuse painistuse. Siit teha mõnest aega võtta. Võtta siis välja tulla. Siis veel lõpus panna pea maha. Tuua käed ette. Potentsiaali mudrad selle kohta. Selleks näadest läheb kõigest läbi. Kõigest, mis selles ette tuleb. Kõrgele, kaugele, valgusesse. Ja nüüd siis sõltuvalt eelistusest võid jälle kas tõsta püsti või minna pikali. Ma ise tõsen veel korra püsti, aga täitsa vastavalt eelistusele. Hommikuseks joogaks on see minu tihti kõik, mida ma teen. Ma teen nädalaid ainult selliseid harjutusi, sest et pole lihtsalt elus võimalust. Hatha muidu kriia joogapraktikad võivad kesta üldiselt algama, ma ei tea, tunnist ajast lõpetades kuskil 5-6 tunniga. Kunagi kui oli üldse aegu, siis sai niimoodi teha neid harjutusi. Et Tiibeti harjutused on hästi kiired, aga kriia hatha joogal on siis 18 aastamet, 18 asendit, põhiasendit, mida tehakse. Selle juures on veel toetavad asendid. Osad neist kattuvad teiste joogastilide asenditega, need on kõik omavahel seotud. Ja ei ole nii, et üks oleks parem kui teine, need on lihtsalt hinduismis on kogu see jooga põhineb sidade tarkusel ja on erinevad sidad, kelle õpetusi selgitakse, kellel on sõnanud siis erinevad siis aastaid, erinevad joogakoolkonnad, erinevatele joogakoolkonnadele siis aluse pannud. Aga ma arvan, et lihtsalt panevad kõik sama põhimõtet, et viia neid ühendusse. Võib-olla pärast kõiki neid harjutust me võime alustada jooga sellisest põhitervitusasendist. See on tegelikult ka väga mõnus energiate korrastaja. Lähete, toetate võib-olla näinud ka, lähete põlvede peale. Panete pea maha ja toote käed jälle siia ette. Sellele, et on väga tugeva vaimse mõjuga. Aitab päris hästi ka kõik surjast ja selgrapingeid niimoodi vabastada. Igasugused peaalestud asendid aitavad seda. Et see tõsisega seda, millest joogast alustatakse. Joogaasmetele inimestaktakse. Põlvede peal ja jalad on õhus kinnitavad kinni. Ebamugav ei tohi olla, kui on ebamugav, siis võite oma peadega kinnitada. Ja kui võimalik, võtke oma fookust sinna kohta, kus pea puudutab maad. Uuri just seda punkti, ja pea ja maa vahel just punkti. Ja lasi kõigel meil praegu olla. See nii ei ole praegu olemas.
väiksed sellega. Tule kohe ennast välja. Ja nüüd ma võiks küll minna korra sillile. Ja kogu seda 7 energiat, mis me just raputasime üles. Ja nüüd panime pea peale kokku. Vaadata, mitu kehast siis toimus. Kust on keha tihedam, kust on natuke hüredam. Kus kuskist kurises. Võib-olla on kuskilt ebamugav. Ikka ei lase kuskilt väga ebamugav ei võiks olla, aga kui sa tunned, et sul keha kuskilt eriti ennast tunda või sa võid mulle märku kanda, ma tean. Sul on mingit harjutust eraldi teha. Keha on iga päev erinev. Mitte kunagi ta ei ole samasugune. Selgelt iga päev saab erinevaid mõjureid. Ja sellepärast ei ole ka mitte kunagi harjutust tehes keha täpselt samasugune. Iga päev on ta erinev. Ja seetõttu ei saa ka näiteks, kui te joogat teete, et kui teil on siiamaani hoidnud näiteks mingite aastamete tegemisest hirm, et mina ei paindu ja mul on ebamugav seda teha, siis igasugused paindumised ja joogaasematel ei ole mingit eesmärki. On suunad, kuhu suunas minna, aga joogaasematel ei ole mingit lõppvormi, kuhu keha peab jõudma. Oluline on see, et kehal oleks mõnus, keha saaks dünaamikat, keha saaks võimaluse sättida ennast paremasse tasakaalu, kui ta oli enne aastamat. Kui sa siin maas lamad, siis ühtlasi võid sa jälgida ka, mida teeb sinu mentaalne keha ja vitaalne keha. Et kuhu sinu mõte rändab, kas ta rändab, kas ta on ühe koha peal või kipub mingisugune mõte tulema, kas sul on mingisugune emotsioon üleval, mis on natukene nagu fooni annab kehale, võib-olla mingi kahtlus, mingi ärevus, midagi negatiivset, võib-olla midagi positiivset. Uuri teadvusta, aga ära sellest liiga sügavalt kinni ja kui vähegi võimalik, proovi sellel minna lasta, võtta teda kui oma keha tänast kolakut, mis iganes mõte või emotsioon siis oli iseloomu annab. Teadvustad see keha hingab, ära püüa teda kuidagi eraldi suunata, hetkel mingitpidi hingama, aga teadvusta, et hingamine toimub, kehasse tuleb sissevool, siia energia sissevool, toimub väljavool. Ja lihtsalt teadvustad, et oled sina, sinu keha, sul on võimalus temaga korraks rahulikumalt kontakti. Lihtsalt väikselt võttida ennast, hakkad liigutama, et ennast valmis saada selleks. Võid vaikselt liikuda natukene võib-olla, kellel on väiksem matt või rätid mati alla kokku. Esimese harjutus me teeme selle teeme turiseisus, mis peaks olema kõigile äkki vähemalt kehalise kasvatuse tunnist tuttav harjutus. Aga pärast seda, kui me oleme oma keha energiat kõvasti tööle saanud, oleme need pealaele suunanud, siis igasugune selline immersioon näitab veel omakorda kõik võimalikud pinged, mis on tekkinud sidekoes liikuma saada, vabastada. Nii et tõstame vaikselt üles jalad, toetad ennast siia käte peale, tõstad tagumikku, vaagna
ülesse ning sätid käed siia selja või puusade juurde. Pöial ettepoole. Sõrmed siis tahapoole. Ning väga isegi ürita väga nagu kohe mingit sirgeks saada oma jalgu, vaid hakka vaikselt tegema selliseid pöiaringe. Istan pöid ühtepidi, teistpidi. Kui praksud, siis see on okei. Minul alati praksud. See on iga keha eripära. Kes kuidas ennast välja. Võib proovida natukene, mis juhtub, kui sa natukene lased jalgu siis oma pea suunas, mis juhtub, kui sa natukene lased oma jalgu tagumiku suunas, et sa saaksid aru, missugune on see tasakaal, kuhu sa tahad püüad jõuda. Kus on see ideaalne keskpunkt. See nagu õpetab, et sa ei saa kunagi tunda keskpunkti, kui sa ei ole proovinud ühele ja teisele poole kõikida. Sa ei saa kunagi teada, kus on tasakaal, kui sa pole kogenud selle eri variatsioone, mis võivad viia tasakaalust välja. Ja tänane tasakaal ei pruugi olla sama, mis ta oli eile. Proovi vaikselt leida see tasakaalu punkt, viia jalad kokku, varbad päeva suunas. Viia ennast sellised filigraanselt tehtud. Siin võib võtta natukene aktiivsema hingamisjääbust. Hingad nina kaudu sisse. Ja väikse sellise põrilukku kaudu, suu kaudu välja. Kehas oleval energial, keha praanal on seejuures palju tööd. Mitte vastikut ja rasket tööd, aga mõnusat tööd. Sa saad endale uued võimaluse ja uue tingimuse voolata, paremini voolata. Igaks juhuks ütlen, et kui teil mingi hetk tundub, et on paha või vastik, siis sa võid iga hetk panna jalad maha ja minna lihtsalt pikema. Kui sa jätkad, siis küsib ennast. Kui sa tunned, et keha hingamine siin enam ei teeni, et kuidagi selline rahutuskeha on vaibunud, siis sa võid jääda hingamise vabaks lasta ning püsi lihtsalt siin oma pea sees või keskel. Proovi leida ka keskpunkt peas ja vii oma tähelepanu ära nendelt jalgadelt, mis siis siin püsti on, üle maa peale, pea sisse, ütleme seega sinna sellesse punkti, mis maad puudutab, aga sinna pea sisse. Ja kuhu iganes sa tunned, on mõnus, kus sul on lihtsalt hea püsida pikemalt. Järel fookuse vaikselt jälle kehale. Uuri, mis need jalad seal teevad seal üleval taeva suunas. Ning too nad alla vaikselt, väga vaikselt ja aeglaselt. Põlved kõigepealt toida alla. Põlvitisse. Seejärel lased vaikselt alla oma tagumikku, oma keha. Kõik kätega natuke kaasa aidata, käed maapinna juurde panna. Niimoodi lüli haaval
rullid selgroo vastu hästi, jalad võivad seal olla kõntsis. Ning seejärel võtta jalad vaikselt sirgelt, nii et tuleb tagasi mingi sama võib-olla teha sellise virvarri teadvustusida, kui ta tahab endast märku anda, aga tule seejärel uuesti tagasi iseenda sisse. Kuigi sul on raske olla iseenda sees, siis sa võid ka, või kui sa tahad, mine ruumi, mine sellesse keskkonda, mis on praegu just meie ümber. Meil on mõnus tuul, päevas, päike, tunneta seda loodust enda ümber. Avasta, et see on sinu valik, kuhu sa tahad minna. Sul ei ole kohustust kuhugi minna, aga oluline on see, et sa päriselt valid selle, kuhu sa tahad minna. Vaiksele. Kehas on plaanad, mis vaikselt korrastuvad, voolavad, jõuavad tasakaalu, tervendavad, viivad võib-olla mingid emotsioonid, mis on su kehas parasjagu aktiivsed olnud, lahustavad neid või mis lahustavad neid, vabastavad neid. Sa ise ei pidanud midagi tegema, sa ise lihtsalt pidid valima, et sina praegu oma kehaga tegemist ei tee, pärast seda harjutust lähed oma kehal olla. Kui sul on vahepeal külm hakanud, sa võid ka vabalt panna peale. Siia keha tasakaalu teeme peale ühe vastusendi. Siis vaikselt hakata keha liigutama, fookuse kehale. Kes oskab, võib panna keha jalad lootusasendusse. Ma arvan, et see või siis võib panna lihtsalt raketitesse jalad või võib ka panna jalad lihtsalt siis jalatallad kokku, kuidas tahad, vähemalt maas. Ja iga asend mõjub erinevalt, et see on niimoodi, sul mugav on iga jalgadasend üla teha. Tuleb korraks siia küünalnukkide peale ja teeme kala asendust. Ja viid seejärel oma pea alla. Küünalnukkide peal, sa ei pea jääma küünalnukkide alla, see lihtsalt on abi sulle, et küünalnukkide pealt tuled, viid pea lae mati peale ja siis võid küünalnukid alt ära libistada. Oluline on lõpuks saada see pea läbi maha. Oluline on see kokkupuutepunkt jälle pea ja matiga. Ja kui sul on jalgade asendil ebamugav, siis sa valid, sa võid mõne muu valida. Näiteks kui sa valisid lootusasendu. See võib olla liiga välja. Hinga. Hingutuse kehas toimub palju. Ja see kehal kohaneda selle asendiga. Kui pea on kuidagi ebamugavat, siis ära sinna ebamugavasse asendisse jää. Võid korra veel kätte peale tulla ja sättida seda pead, et sul oleks mõnusam. Sa ei pea mingisugust kunstlikku iluvormi hoidma. Oluline on see, et su kehal oleks mõnus, sul oleks piisavalt
tuntavalt vastik, ei tohi sind häirida. Selline, et sa saad keskenduda oma hingamisele ja kui see hingamine lõpuks on vaibunud, siis keskenduda iseendale. Kui sul on halb, võid tulla ka asendist välja, aga kui vähegi võimalik, siis lase sellel väikesel ebamugavusel lihtsalt hingamisega vaibuda, ära keskendu talle. Lase tal olla, teadvusta seda ja hinga. Võib-olla palju kurjapingeliselt, et vabaneda. Hinga on väga, mida kauem seda enda siidid, seda enam me süvendavad. Kui su kehal on mõnus ja hea, tundub, et ta ei vaja eraldi tähelepanu, sa võid vaikselt uurida, kus see selle kõige juures oleks sina. Ära liiga palju analüüsi. Lihtsalt leia see koht ja püüa seal püsida. Või püsi ruumis. Aga mitte ära rända ruumis ringi, või lihtsalt püsi seal. Mida rohkem aeg sul on selgeks saanud, seda raskem on sellest välja tulla ja seda mõnusamaks võib olla sünnipistide pool päeva mõnuleda. Aga kui iganes hea või halb sul praegu on, siis vaikselt vii tähelepanu kehale, nipusta oma pea maha, kael sirgeks ja vaikselt lase ka jalad jälle sirgeks. Peopesad on mõnus hoida taeva poole, enda kõrval taeva poole. Nii on lihtsalt keha energial kõige mõnusam liikuda, keha on kõige vabastatum igasugustest tundstustest, mis sa tegid talle praegu just jälle väga tugeva sellise tagurpidi inversiooni. Uuri oma keha, mõnula siin vaikselt. Teeme kohe järgmisena viimase harjutuse. Aga laseme kehal veel enne puhata. Vaata, mida need iseenesest 2 aasanat ja eelnevat hüpokiharjutuse kehaga teinud on, kas kehas liigub midagi teistmoodi. Võib-olla need tekitasid mingit pingsust juurde. See on ka hea teada. Võime pärast arutada, miks see tekkis. Ja uuri ka, mis toimub su peas, kas seal on palju mõtteid või on seal vähe mõtteid, kas seal on tavapärasest rohkem mõtteid või pigem vähem. Igatepidi on okei. Aga kui seal on palju neid mõtteid, siis lase neil praegu natukene minna. Sul on praegu võimalus mitte tegeleda nende mõtetega, sest
kohe, ma ei tea. Pidi jooksma. Sa võid natukene ringutada, nagu hommikul. Ennast luuski sirgeks. Võib-olla külje peal on natukene ringutada. Võime teha liikuma saada. Ja viimaseks harjutuseks tõusime hoopis püsti, et me liiga taamaslikuks, liiga väsinuks ei läheks ja saaksime mõnusa jõuga edasi minna. See trikona alastada, see on natukene selle Tiibeti esimese harjutuse sarnane. See on sinu formatsioon igas ilmakaares. Et sina liigud igas ilmakaares ja teed eluga igas selle tasandil tegemist. Jällegi selline minu jaoks väga sümpaatiliselt need harjutused, mis julgustavad jõuga tegemist tegema. Paned jalad sellisesse mõnusesse õlgade vahelisse harjutusega ennast lõppu. Käed kõrvale. Sul on kahel pool nimestus kõrvad püsti, nagu püstikud, sinu elu vahel. Ja esimesena lähme vasakule poole. Kõigepealt lihtsalt, et ära mine üle puuga, aga lihtsalt külje peale painita. Siis tuleme vaikselt siia ettepoole, vasaku jala suunas. Nüüd sa võid puusa nagu ettepoole natukene lasta. Sa ei pea siis see nagu vajub ettepoole. Jah. Kuigi tahad, sa võid vahepeal need sõrmest vabastada, võid korra oma jalast kinni võtta uurida. Tõmmata, et sa saad aru, kuhu suunas mis tundub. Vaatame siia keskele. Võid alguses lihtsalt jala maha panna. Õnneks läheb. Võid võtta, siin sa võid kindlasti võtta kõigepealt säärest kinni või pakluust ja tõmmata ennast natuke siin selline diagonaali tõmbad ennast nii kõrgele diagonaali kui võimalik. Ülemise käe suunas tõmbad ennast sellest kinni. Ja kui sa oleks selle tunde kätte saanud, siis sa võid alla peale sõrme mitte enam hoida kinni, vaid küsida siis sõrmede vahel. Tagasi keskele. Vasakule jalale. Ja nagu viskud üle. Korra uuri, viskud. Ja lähme edasi teisele poole. Samamoodi kõigepealt nii vajupuudesta, lihtsalt kõrvale. Niimoodi täpselt tunned see puud, siis niimoodi tennib üleval pool olev puu. Lased mõnusalt üle. Selle tule alla, parema jala suunas. Siis läheb kinni. Varvast võtta kinni või paklist kinni. Tõmba ennast korraks sügavalt ja kõlama. Ja siis keskele. Võid samamoodi panna korrad toetuspunkti, kui tahad. Kui tahad, siis lihtsalt sõrmele. Vastasele. Võta meil nagu kõiki neid punkte, millega sa elustad tegemist tegema. Ja kõigi nende punktidega sa teed alati kvaliteetselt. Alati suurejooneliselt, alati kogu oma tähelepanu ja teadmistusega tegemist. Ja tagasi keskele. Elu ongi mängis, et parema jala suunas. Ja nüüd üle. Ja silmad lahti või kinni. Selle tunned. Kui käsid hakkavad sööma, võid juba kohe alla vajuda. Aga selle vaikselt niimoodi. Vajud ettepoole. Nüüd poole peal.
ja siis proovime siia alla tulla. Nii alla kui võimalik. Kui tahad, võta korraks kinni siit pahkluudest või põrandast, varvastest. Vaata, et kui alla sa saad. Eesmärk ei ole võimalikult alla saada, eesmärk on lihtsalt see, et sa teeksid harjutust võimalikult kvaliteetselt, nii nagu sinu keha täna võimaldab. Ja kui sa oled uurinud, siis võid pärast panna jälle käed enda kõrvale, nimetus sõrmed püsti. Ja uuri, mis see vahe on. Et kas muutus midagi harjutuses sellest, et su käed seal kõrval on. Ja siis otsusta, et nüüd sa tuled visku. Lähme korra tahapoole ka. Ja tagapool on ka veel midagi, mida peab tegema. Selleks käed kõigepealt käevesuunis, peopesed käevesuunis. Ja vaikselt õlgede vahelt hakkab pead kerima sinna allapoole. Täpselt nii kaugele, kui sul on mugav. Hinga. Natuke võivad jalad kõveraks minna. Ja tuled tagasi üles. Ikka seda. Kogume nüüd üles silmaga aristadid ja meeldib kokku. Võtad peopesade vahele. Enda ette. Ja võid korraks mõelda, mille suunas sa liigud. Ära väga filosoofiliselt mõtle, aga selline esimene tund, mis üldse tekib. Edasi liigud täpselt sinna suunas, kuhu sa tunned, et pead minema. Võid tänada iseennast, et sa võtsid selle aja. Korraks oma keha tasakaalu otsida. Ja luua. Ja mitte ka üksnes, sa kindlasti võid seda minna. Kui tahate, siis tõlgeda natukene pikali, kui hetkiselt pead edasi korrastama, siis ilmselt ka vabalt edasi. Mis kell on? 12:33. See omanik on lihtsalt, ei ole tulnud, ta pidi 12 peale. Ma tegin kauem sinna. See on väga hästi. See on ka samuti sinna.